Kui meie selle kuu ideekalendri teema on tähelepanu ja keskendumine, siis kuidas sulle tundub, kui lapsed tulevad suvevaheajalt tagasi, kas on neid lihtne saada tunnis kontsentreeruma või ei ole? No eks see vastus on vist küsijal juba ette teada, et ega ikka ei ole küll. Täna on 12. september, eks ole, et tegelikult võib öelda, et täna ma esimest korda tundsin nüüd selle septembrikuu jooksul, et need on ikka nüüd täitsa minu lapsed, kes teises klassis istudes tunnis kuulates või midagi koos tehes, et panid tähele ja olid sõbralikud ja ei väsinud ära ja proovisid kenasti pingis istuda ja õpetajat kuulata, et noh, see võtab kõik aega. Kui sa näed, et on keerulised olukorrad või laps on hajevil või kas sul on mõni nipp, millega teda tagasi tuua? No parim nipp on hea nali. Et kui sa ikka mitte kuidagi ei saa endale või selleni, et tähelepanu sinuni jõuab, et siis no see hea nali töötab alati. Ja noh, tegelikult ja veel kõige parem, kui on lastega ühine huumorisoon, et siis läheb kõik hästi. Kas on mingi vahe ka, sa oled tänaseks siis 3. klassis nende samade lastega, et kuidas see selline klassivaim või selline keskendunud klassivaim on kujunenud, et kas see oli 1. klassis üsna kohe olemas või see on nüüd siis samm-sammult niimoodi aasta-aastalt kujunenud? No õnnelikud võivad olla need õpetajad, kellel on see klassivaim kohe 1. klassist alates olemas. No vist ikkagi seda kogevad vähesed. Ja ma olen tegelikult tihti meenutanud, et kuidas see 1. klass meil algas 14 poisi ja 10 tüdrukuga, et küll ma proovisin nii ja küll ma proovisin naa, no kõike vigureid. Ja ükski ei toiminud ja noh, midagi tuli välja mõelda. Ja siis, ma ei tea, kust kuuldes või meelde tuletades seda nippi, et Heli, pane muusika mängima. Ja ma sain aru, et kuidas see toimub, et muusika mängib, neil oli korraldus liikuda niimoodi ringi, et kellelegi vastu ei lähe ja midagi ei räägi ja lihtne asi ja toimis.